Nii, tere! Meie oleme Maila ja Merike müstilisest maailmast ja täna teeme teile väikse video lillelampide koolitusest. Et me ainult ei tegele vaimsete asjadega, vaid me tegeleme ka käsitööga vahepeal. Nii, ja siis kui te leiate sellest inspiratsiooni, siis olete teretulnud meie kursusele jälle. Eks neid ikka toimub, paneme järjest siin infot ülesse. Ja nüüd meil täitsa vabas vormis toimub niimoodi, et hakkame rääkima, hakkame toimetama, hakkame valima, siis ma seletan ka, mis vahepeal, mis etapid, et kuidas, millest pihta hakata. Ja siis on, nii ongi. Nii, ootab, ma viskan selle minema. Nõnda, et kõigepealt on niimoodi, et me valime nüüd välja siis värvid. Merike valis juba värve välja, mis ta siin meeldivad. Nii, siis meil on liimipüstolid on olemas siin, juba ootel. Siis on niimoodi, liimipulgakesed, kõik on meil olemas. Siis meil on olemas, eile lõikasin välja, on olemas sellised kettakesed. Neid me hakkame veel lampidele siia lõikama parajaks ja selle järgi mõõdame ja lõikame. Ja seda kõik ühesõnaga kõike seda toimingut me siin järjest filmime, järjest toimetame ja ajame teile siia seltsiks veel ka sellist vaimset juttu, et täpselt nii nagu tuleb. Nõnda moodi, ma valin ka välja. Veel töö tegemata enne. Nii, võtaks seda. Ma ütlen nüüd, täitsa segane lugu. Lähed midagi siis? Ei taha. Aga ma lihtsalt mõtlen, et kuhu ma tahtsin teha. Ma tean küll, lastetuppa oli vaja. Õigem, lastetuppa, külaliste tuppa. Vaata, kui vahva näed, siin on 2 tooni. Päris äge. Võtame selle ka välja. Nii, kindlasti läheb see. Seda vist läheb ka natukene. Ja siit ei ole, kas võtame mingit heledat ka veel või? Ma ei tea, võtan selle heleda ka. Ai, näe, jälle. Need lähevad väga hästi. Ja siis on veel, et muidugi, et asi läheks segasemaks. Näed, siin on ju veel. Seda tooni ka jumal. Nii, seda isegi oli mul ka siis seal kuskil lambipühkil kodus. Nii, et need lähevad ka hästi. Nüüd on segane valik, vaadake, seda võib juhtuda niimoodi, kui on liiga palju valikut ja siis on silm kirju ja peast hulluks. See on mu lemmikvärv, neoonroosa. Aga kas sa valget tahad? Ei taha. Siis ma panen need eest ära, siis meil on natukene lihtsam. Mis sulle praegu läheb? Nii, ja siis neid me kasutasime või? Jah, mina kasutan neid. Jah, aga jah. Siis jätame need rohelised kämbele siia. Me võime isegi täitsa võtta. Mina teen ka laualambikese peale. Nii. Nõnda, me siin sõbralikult jagame ühte nuga, jagame ühtesid kääre ja kõik ongi hästi. Sõbralikult jagame tuba siin. Ja selline tore pesakene meil siin on. Natukene krabistamist. Ma kavatsen selle välja. Oot, kas see on üks ja sama või? Ma saan sinu käest. Väga hea. See ei pea kohta kohe lahti. See on ka sama. Ja, sealt saab seda natuke. Kui on vaja, võtta meil juurde. Näed. Juba lahenesi. Nii, kohe istun ka siia. Niimoodi. Et see, et meid on ainult natuke näha, see on täiesti poogen, sellepärast, et oluline on näha neid asju, mida me siin tegema hakkame. Siis lampid on meil välja valitud. Lampideks võite ükskõik kasutada mingit vana lampi, mida teil näiteks kuppel on kadunud või siis ostate uued lampid või lampisüsteemid. Et alati saab teha ikka parem on, kui teed asju uueks. Nii. Ja nüüd on niimoodi, et Merikesel on selline kuldse sellega. Nii, et kui näiteks juhul, kui tahta värvi muuta. Me muidugi täna vist ei hakka muutma, sest peame muidu ootama, kui nas kuivab.
aga sa saad hiljem, et Matiks siis kui sa teha. tahad, võid matiks teha, Jah. siis kui sa tahad näiteks, no Lille õiskleb siin, kui tahad selle osa võib ju katta ka täitsa, mis iganes tahad. Mis iganes asja. Kuiva samblaga näiteks, vaata Just. annab ägedat, Väga paned hästi. mingid kristallikesed, Jah. kivikesed on ju. Et aga võib ka teha sellest samadest materjalidest need lehed sinna Jah, alla. jah. Aga ma ise mõtlesin, et see kuivsammal ja need kristallid ja selline loodust kasutada on Jah. väga hea. Ja samamoodi võib ju alumise osa teha ka ära käiva, see võib olla ju kuldne. Kui tahad värvid ära selle, kui tahame, me võime teha näiteks krepppaberist, tiimipüssiga paneme niikuinii seda liimi ja paneme krepppaberi ümber, võime ka niimoodi ära katta, aga kui tahad, võid värvida. Nüüd võtad selle siit ära ja võtame selle lahti, sest selle järgi me hakkame nüüd seda keskmist rõngast tegema. Võtad siit. Jälle on küll. Mul laheks land on täpselt samasugune kui kodus on. Ma teen videosid, siis kodus on täpselt samasugune ära. Selle võtta ära ja mina võtan ka ära. Nii. Ja siis on niimoodi, et sa võtad selle, ega lampi meil ei lähegi vaja praegu. Lamp võib ollagi täitsa, kus iganes, igal pool. Ma panen endale maha laua pealt eest ära. Siis sa võtad selle asjanduse ja sul on see. Siis võtad ringi ja vaata sihi niimoodi keskele. Pane niimoodi, et see oleks enam-vähem keskel. Läid, väga hea, ma oleks muidu andnud sulle siit. Oi jumal, tead mis asja, meil on ju terve hunnik. Meil on ju terve hunnik liiatseid ja loomulikult. Noh, mis iganes. Nendega võib-olla isegi on parem teha viltikatega. Nii. Noh, vahet pole, sest seda niikuinii näha ei jää. Ja säti enam-vähem vaata, kuidas see on siin keskele. Ja siis teed selle niimoodi. Joonistad rõnga. Vot väga hea. Nii, olemas. Ja kuna see rõngas on niikuinii natukene, ja on küll väga hea. Et siis mul on selleks siia see nuga pandud või toodud. Meil on kuskil veel neid nugasid, ma tean, aga ei, sa saad selle sama, ma annan sulle ka. Ma võtan siit. No võta. Vaata, kas ta väga suur ei ole? Ei ole. Siis ühesõnaga tee omad sinna, ongi hea seda lauaauku kasutada lõikamiseks. Ja siis ma olen küll niimoodi. Ja lõikame selle siit välja niimoodi. Isegi kui natukene saab ära, siis saab juba sellega ka teha. Kääridega muidu liiga ära selle papi. Sul sai ära, ei saanud? Ja mul ka veel natukene. Niimoodi. Ja vaata, kui sulle tundub, et väiksega on parem, siis võta kohe väiksega. Võtan. Nii. Meil on isegi ju laua all olemas täitsa prügikast. Niimoodi. Vaata, kuidas saad. Nii. Ja siis lihtsalt katsetan, kuidas on. Näed, mul see natuke väike. Ja kui on nüüd natuke väike, siis teeme suuremaks seda auku. Nüüd on küll võib-olla parem väiksega teha, kui juhtub. Sul on paras, jah? Kas ta läheb siin otsa? Ei lähe. Ja, et vaatame, kas meil on sellega parem või tõesti proovid. Kääridega. Ja käärid on liiga suured. Kääridega ei taha hästi minna. No sellega nokitsed sealt vaikselt ja läheb ikka. Sest isegi võib-olla selle peal lõigates on parem. Opa, võt nii. Noh, vaata, teine kord jälle targem, eks ju. Et kui on vaja, siis saab joonistada topeltringi kohe suuremaks. Nii, no mul läks juba otsa. Mul on hästi. Vaata, kuidas sa saad. Oluline on see, et ta sinna otsa mahub ja kui on vaja, siis saad veel. On veel natuke, ja siis on vaja veel. Sest peas, et ta siia otsa mahub ja siis rohkem. Kääridega lõpuks on? Ei, ma tegin sellega, ma laua peal lõikasin. Täitsa võta toeta siia peale ja proovi lõigata. Laugu kohal on hea.
Läheb kandiliseks. No las olla Nurgeliseks, las jah. väiksed nurgad ei mitte üle. Segamini. Pigem võib ta olla natukene suurem. No väga, jah. See Pigem. võib olla pigem, Sups. jah. Sest seesamane äär jääbki teda ju kinni hoidma. Pärast ju keerame selle lambi kukli sinna sellega kinni. Vaata, kui ta on. Veel natuke vaja. Kandiline. Kaisest kanda. Las olla. Ma panen muusikat natuke jälle. Sirkliga on paras joonistada. Võib väga lapjalt olla. No pole hullu, vaatame. Läks lähedale. Väga hea. Sest kui meil on osalejaid kursustel rohkem, siis me kasutame teist ruumi. Lükka lõpuni, kui saad lükata. On veel natuke vaja. Väga hea. Väga hea. Ja jääbki nii? Ei, nüüd võta küljest ära. Okay. Nii, sest lihtsalt pärast peab ilusasti minema sinna. Ja siis on meil järgmised etapid. Nii, et see on meil ettevalmistus. See on meil tehtud. Siis me võtame seda isegi ei pea rohkem tegema. Nüüd on niimoodi, et nendele sisemistele, kui sa tahad teha neid tolmukaid, on ju. Tolmukad on tegelikult jäävad kõige viimaseks. Et hakkame neid kroonlehti välja lõikama. Et kroonlehtede lõikamised, ma hakkan siit järjest, see on jumala hea paks ju. Aga siit on võib-olla natukene Väga paksult. Jaa. Et kui suurt sa tahaksid seda õit? Kas kusagil sellest väiksemat või suuremat? Võtta hea küsimus. Jah. Sest sellest oleneb, ma ise mõtlen seda, et mul on, no ta peaks olema, mul on lambiga proportsioonis, ta võib vabalt olla selline, on ju. Sest kui väga suureks läheb, siis ta ei ole. Siis on niimoodi, et me lõikame. Ma kogu aeg mõtlen, et kuhu ma panin. Ma tean, mul on käärid pandud sinna villainglite sellesse. Ühesõnaga, lõika endale, hakka neid paberist ribasid lõikama. Ja kuna me oleme ju ometigi sellised tüdrukud, kes on sellised andekad. Kas see pikkus jääb ühe kroonõie pikkuseks? Ei, no me lõikame terve selle asjanduse siit. Vaatame, võib-olla isegi sellega täiesti hea. Lõigata läbi, siis me hakkame siit lõikama kroonlehti välja, aga me ei pea tegema sugugi neid kroonlehti ühe kaupa. Vaatan, saan ka siit läbi. Umbes niimoodi. Jah, võid küll. Ja siis on niimoodi, et välimised tulevad suuremad, sisemised tulevad kitsamad. Ja uskuge mind, kui meil on suuremad kursused, siis meil on rohkem kääre. Hästi paksu, seda ma ei ole nii paksu. Suurt seda, muidugi, ma ostsin sealt Tartust sellest. Seal oli suuremaid ja väiksemaid. Ostsin kunstipoest, aga siin me ei mäleta, kas see oli mingi skisse või mis. Sniti vist oli isegi. Raudteejaama vastas on kohe. Sealt kunstipoest ma ostsin. Sigin-sagin käid meil. Muusika sugugi ei taha enam oma aruga panna. Vaata võib-olla isegi. Ma nüüd saan niimoodi lõigata seda, aga mul need jotid ajad. Ma võtan. Vaata kui lahedad, need on ka toonis ju. Hästi äge.
ja isegi kui sa paned näiteks niimoodi, nii ja siis lõikad kääridega, et sa peaks läbi minema. Vaata, proovi. Sest mitmekordselt, seda on kerge lõigata, mitmekordselt peaks ka lõikama. Sest nagu teada, siis naised on alati leidlikud. Et kui ei ole kääre, siis tuleb võtta appi teisel meetodil. See on ka hästi paksu sellega. Olen tavaliselt teinud niimoodi, et ma olen teinud erinevate, niimoodi, et kordamööda pannud neid kaootiliselt neid värvi. Aga ma proovin täna niimoodi teha, et oleks vastik kriuks, mida paljud ei salli. Kooli aja kriidiga kahli peale tõmmates samamoodi paljud ei kannatanud seda kriuksu. See on hea teralgi. Nii, selle sain tehtud. Pane vabalt niimoodi mitmekordselt. Nüsid läbi küll, nagu lüpski nüsid läbi. Tule siia peale. Tellisin Temust õnniku välikkääre. Sest see, kui natuke läheb siia sinnapoole, see ei tee mitte midagi. Üks kroonlehekene saab suurem, teine natukene sentimeeter või pool senti väiksem, sellest ei juhtu mitte midagi. Päris lahe. Vaatana võib-olla teengi selle 3 värviga. Nii. Jah, ma teengi 3 värviga. Nii, vaata milliseid toone. Oi, see on ka ilus toon. See natuke erinevad. Sa võid teha natukene väiksema, kui tahad. No näiteks natukene. Sest eks sa saad ka kaootiliselt panna ju. Ja täitsa... Täitsa abiks. Anna mulle seda suuremat. Ja. Sagime läbi või? Kui sa tahad nii palju väiksemat või? No, pane kuskil nii. Ja vaatame, kas me saame niimoodi, et ta võta see suurem parem. Suurem on teravam. Et täitsa vabalt või siis, kui niimoodi sa ei saa näiteks, saad ikka. Aga me võime ju võtta seda õhemaks ja siis oli hea lõigata läbi siit sellega. Trepist keegi tuleb. Kohe näeme, kes tuleb. Oli kosta tuleb. Eriti on kange ka, ega ta ei anna alla nii kergelt. Järjepidevust on sellel naisel küll veel rohkem, kohati rohkem kui minul. Ma olen seda tähele pannud. Mis asi sa ütlesid, mis see on? Et järjepidevust. Järjepidevust, jaa. Järjepidevust. See on õige, see on õige. Seda ma lugesin natuke naljaga vahepeal lambipirniga seoses. Ma lugesin seda ammu juba, aga üks päev jälle tuli Facebookis ette see anekdoot, mis on päriselust sündinud, see oli just selle Laadase lehega, et 3 meest ja haritud mehed ja siis nad, mingi pidu oli ja neile ja siis pandi, et sai, lambipirn sai... Matemaatik, füüsik ja keegi oli veel. Jah, äkki mingi keemitöö.
ei tea. mingi värk Selle oli. jätame lahti siis praegu. ja siis sealt, et pirn läks läbi ja siis üks ütles teisele, aga kas te teadsite, et kui pirn panna niipidi suhu, et sokkel väljapoole, et siis enam seda suust kätte ei saa. muidugi pulli pärast prooviti siis järgi. anekdoot oli päris pikk seal, et ja ei saanudki kätte ja siis nad läksid kiirabisse ja siis arst siis midagi sai selle kuidagi tegi mingisuguse punkti peale vajutas ja siis suu läks lahti rohkem ja sai siis pirni kätte ja mõtles, et täitsa hullud on ja siis muidugi arst mõtles, et see ei saa tõsi olla jah, ja siis pani endale ka selle pirni suhu ja siis midagi ka ei saanudki seda pirni suust. kõigepealt oli taksojuht, taksojuht ja kõigepealt oli taksojuht ja siis oli järgmine see taksojuht läks sinna kiirabisse ja siis oli lõpuks. Nad vaatasid, et täitsa idioodi ka, et kuidas see võib võimalus olla igasugu idioote, et mis komme see on tänapäeval need pirne suhu pista. ja siis lõpuks oli politsei peatas kinni, eks ju. ja siis tuleb välja, et Mailen täpselt samasugune anekdoodi vesti nagu mina. iseendal on väga naljakas, aga teised ei saa naljast aru. Täpselt. ja põhipull oli see, et lõpuks see politseinik pani ka mulle selle lambi pirni suhu ja siis pidi ka minema sinna kiirabisse välja võtma seda, et see oli hullult lahe anekdoot, seda saab lugeda sealt. minu arust oli see Vladas Radvila Viitsiuse lähedal. et ammu polnud näinud seda nalja, aga hea oli lugeda jälle mõtelda. et kes kurinad küll neid anekdoote välja mõtleb, et maru äge. tõsi elus. jaa. nii. no tõesti kääridega oleks võib-olla see töö meil ammu tehtud, aga ei ole hullu. ei ole hullu. saab mõelda lõpu teha ilmselt kääridega jah. panen selle kokku praegu. tuleb. nagu lipsti. nii ja mina ketran seda siit kokku. ja mina hakkan seda siin veres siis tegema. nagu lipsti. nii, missugust värvi sa veel tahad? tahtsid seda ka ja? tead, teeme nüüd lihtsamalt. paneme niimoodi. ja lõikame kääridega. kas selle jätame enam-vähem sama suure või natuke väiksem? jah, ma sain juba aru. nii võib juhtuda, näete, nagu lipsti tehtud. siis seda värvi oli ka vaja. jah, seda värvi vaja. selle teeme ka natukene rohkem lahti, on kergem lõigata. nii, lehti saab pärast vaadata, mis kujudega me neid lehti lõikame. ei no lehti me võime ka tegelikult kohe ka lõigata, sest et kui me hakkame neid õisi panema, siis osad paneme sissepoole liimipüstoliga ja siis lehed, osad need lehed lähevad sinna kõige peale väljapoole, et siis jääb ilus puhas, seda ei jää üldse nähagi. nii, seda ka peale. nii, ja milliseid lehti sa tahaksid teha? issand, see on nii ilus, ma võtan seda ka siia. ma ei tea, kas sul sealt jääb või? seal on vist piisavalt või? see on nii suur see, et ma saan sinu juurest natukene. saab küll. väga hea. saame sõbralikult jagada. jah, praegu on nii, siis. jah, milliseid lehti me teeme? no väike defekt, aga seda meil ei lähe vaja. ka kohta. see võib samamoodi olla, ma panen praegu selle silma. et lehtedega on ju, mul endal käib kähku, aga muidu võib ju näiteks ette joonistada. noh, teeme siis korralikult, on ju. teeme, et kas me teeme sellised lehed, on ju. siis me võime teha pikemaid lehti näiteks. Pikem, see võime väiksemaid lehti teha. no näiteks oletame, et me teeme siis väiksemaid lehti. ja me võime alati neid sakke sisse lõigata.
aga sakke saab pärast niimoodi ka lõigata, et kui ma näiteks praegust võtan selle niimoodi, vaata niimoodi mitmekordselt on lihtne, sest siis on korraga saab rohkem ühesõnaga. Ja siis ma näitan. Nii mina tähendab teistsugust lõike. Ja tee teistsugust lõhte. Vot niimoodi ja täitsa joonista lehed ette endale. Ja mina mõtlesin, et ma lõikan siit natukene seda neid nakse sisse. Tea, kuidas teil siin näha on. Vaatan vahepeal kaamerasse ka muidu. Kaameraga tuleb ka suhelda, et ei ole midagi nii, et ainult siin toimetada. Vaat isegi niimoodi võib jätta lehed, muidugi. Miks mitte? Ja. Lihtsalt rohkem tippe ja siit nii kinni muidugi lõigata väga ei saa. Aga ei, sest ei lõigata. Võtame siis siit ühed. Ja siis muudkogu. Nii, muudkogu lõika. Apa, näe. Nii on lõikan endal ka pärast natukene veel. Ma panen ikka seda muusikat. Ma panin vale nuppu, ma panin kinni. Jah. Ta vahepeal jääb hästi selliseks vaikseks, ma ei tea. Et sa, ma ei tea. Siis kui plaatavad ära, ma ei mäleta, siis see muid käis, kus saab panna. Jah, tuleb seda plaadina vahetada ka. Nii, ja sa teed need sakid ka sisse siis, jah? Ja, sa võid vaadata, kuidas sa tahad. Et sa võid vaadata, kas sa teed sakid või teed lihtsalt lõiked. Võib-olla tee lihtsalt lõiked. Ma vaatasin, et lõikega jääb isegi ilusam. Sest me niikuinii neid natuke hakkame siin mudima. Et ma teen sellele teisele ka lihtsalt lõiked. Ja siis võtame natukene vaatame. Sul on seal heledamat. Ma panen endale natukene seda tumedamat lehe jaoks. Jah, tee. Minul tulid sellised. No näed, väga ilus. Nii, väga ilus. Seda rohkem ei taha? Ei, rohkem ei taha. Ja vist ma võtan selle. Või ei võta, seda saab liiga. No vaata, võib-olla võtame tumedamalt siis. Tumedam on vist parem. Sellega, ma ei tea, kollast ei olnud, on ju, ei olnud. Kollast ei ostnud, teinekord ostan. Et mingi südamik või? Südamikku me saame selle helerohelisega teha. Jah, just. Ja siin meil seda on ja siis ma pärast. Paneme selle ka niimoodi lõikamiseks. Jah, paneme. See on lihtsam enda. Ja ega siis me hakkame neid õisi samamoodi kroonlehti lõikama välja, siis paneme. Nii. Jah, väga hea. Ja vaata, kus seda kõik hakkame. Nii, nõnda. Ma teen endale siit kohe juba valmis. Et kuskil jäi midagi puntrasse. Vaata, kuidas see liimipüssi liim siin kuum haiseb. Nii, kohe annan. Tead, see läks niimoodi. Naks ja naks. Palun. Olemas. Vaatame ja tead, mis asja, ma panen natukene seda kaamerat allapoole, sest muidu meil ei jää eriti seda tegevust. Nüüd jääb paremini tegevust, et me oleme küll nagu peata ratsanikud siin, aga pole hullu. Nüüd on niimoodi, et see
selle kroonlehe lõikame niimoodi. Nii. Ja siis siit, kui on tahtmis, siis võib siit lõigata natukene niimoodi sisse, et siis ta jääb. Ühesõnaga kroonlehed, ta ei pea siit olema, ei tea kui, siis siit niikuinii läheb kleepimiseks. Ühesõnaga kroonlehed, võid ka kroonlehed näiteks teha täiesti ümarad, et niikuinii me need ääred sätime. Teeme ilusasti ära. Nii, ja see osa, mis siit alles jääb. Nii, ma ei tea, nii võib ka jätta. Ma teengi mõlemad moodi, proovida. Ja siis nendest ma teen pärast meile siia nendele lampidele lilleõisi. Neid unapuid, mis oli vaja teha. Jah, see sobibki. Pärast peame oma sahtlid järgi vaatama. Meil on sahtlid pärast puru täis. Ja. Niimoodi, et vaata jah, kuidas kui tahad joonistad ette, et kõik, kuidas tundub. Nii. Ma väga valdalt ei joonista. Seda ma isegi olen vahest ungleid riideid niimoodi, et ma võtan lihtsalt mingi paraja teesärgi. Kui ma teen võõrastele, siis ma muidugi teen lõikjärgi. Aga ma olen teinud niimoodi, et võtan riide ja viskan oma paraja teesärgi sinna peale, selle järgi lõikan välja ja siis muudkui aredan pikkus, kui on vaja panen juurde, kus lõika saan. Aga see on tunnetav lõik. Ja. Ongi nagu põhiline. Jah, ja siis kõik need pisikesed osad, mis jäävad, need me vist ka ära, need me korjame siia koti sisse. Siit on pärast meil hea neid kasutada. Ühed veel? Jah. Väga hea, sellega tee. Ja kuna mulle see väga meeldis, siis ma võtan selle ülejäägi sinu käest ja vaatan seda mõned väiksemad sahtlid. Ma otsisin neid krepppabereid, oli Charlotti poes oli, siis on Kunsti hobipoes on hästi äge suur valik. Nii, aga jah, ma võtan need endale, siis ma saan siit ka ühed suuremad veel. See on teine. Jah, väga hea. Vaata, kui palju ma saan isegi siit veel. 4 üle. Kiirreageerimine või praegu. Jah. Mitte midagi niisama ei ole. Isegi kui natukene tekivad mingisugused sälgud sisse, siis ei juhtu ka mitte midagi. Sellepärast, et sälgudega et sälgudel, nendel on ju looduses ka on sälgud sees osadel. See on lehtedel. Meid õpetati koolis, kui ma käisin siin Viljandis siin Kultuuriakadeemias, siis meid õpetati ette neid kavandeid tegema niimoodi, et mitte ei võta kusagilt kellegi pealt ei joonista, vaid hakatakse siis, no näiteks võtad loodusest mingi motiivi ja siis hakkad aretama sealt siis enda stiliseerima, tegema oma kavandit. Ja minu arust oli see nii äge õpetamine, sellepärast, et kõik inimesed mõtlevad ju erinevalt. Ja siis, kui see võtad mingi motiiv, ükskõik kas lillemotiiv või lehemotiiv,
ja hakkad sealt siis omamoodi siis tegema neid. Siit saab kõik kitsamad ka. Täpselt, ja. Väga hästi, saab küll täpselt. Ja siis on niimoodi, et ei ole sellist kahte ühesugust asja ei teki siis. Sest muidu on maru lihtne vaatad Pinterestist ja võtad sealt mingisuguse idee ja joonistad maha aga siis ei ole üldse üldse, sellepärast, et siis on ju kaks ühesugust asja. Aga just see, et võtad kusagilt loodusest mingi mõtte, võtad mingi motiivi ja siis selle järgi hakkad tegema. Sest praegust meil tulevad ka nagu sellised pojengi õie moodi ja siis need või roosi moodi. Aga alati saab teha niimoodi, et võib ju vabalt teha näiteks kellukese kujuga. Nii, siis tuleb lihtsalt kellukese kujuliselt need kroonlehed lõigata ja hakata neid siis tegema. Et ega see kõik on ju sellest ka kinni, et kuidas sul see nägemus on ja näiteks võtad tapeedi pealt mingi motiivi, kui tahad tuppa ajada kokku sellega, mis sulle siis tõesti seal sobib, võtad tapeedi pealt motiivi ja siis teed sellise. Sest kus mul see lillelambi tahtmine tuli, oligi see, et mul on kodus on roosilised tapeedid, ja kuna on vana talumaja, siis sinna kuidagi hästi sobisid need roositeema. Ja kui mõned kroonlehed üle jäävad, nendega saab koju kaasa ja võib-olla mõni mõtled, et teeks ühe lambi veel näiteks. Nii. Jaa, kui tahad. Ma arvan, et aitab. Jah, siis võid selle lihtsalt kõrval. Ma arvan, et aitab. Ja siis nendest saab rohke lille teha. Tead, ja nendest saab ka neid teha ju, ikka saab. Ja nendest saab ka ju südamikke teha, kuigi südamikul on parem teha niimoodi, et lõikad ühe, võta kas või lõika sealt, kui sa tahad. Sa nüüd mõtle, või mis värvi sa tahad, et sul tolmukate jaoks on hea ühte pikka riba lõigata ja siis ma tahangi seda. Ja, siis võikame seda seda. Aga mis ma ei tea, ma mõtlen. Ma lõikan siit ma võtan selle tolmuka jaoks siis. Ja, võid võtta vabalt. Kui palju siit vaja on? Kõik selle. Ja, sellepärast, et me hakkame seda rulli kerima pärast, kui oleme need tolmukad ilusaks teinud. Nendele enam vähem selle tolmuka kuju on. Siis hakkame. Nii, naks. Selle veel, siis annan jälle sulle. Seda veel tahtsime. Jaa. Aga olgu, las ta. Ei, seda saadki. Sina saadki. Sinuga sa käärid. No jaa, kohe saad. Jah, mis see olgu. Ja kuna ma neid täna ei kasuta, neid jääka, siis ma viskan nad siia sellesse kasti. Mis kast? Nii, sul panen sellega siia. Jah. Need ka? Jah. Jah, ja siis on niimoodi, et sina tahad laiemat natuke? Jah, võin tahta küll. Ma arvan, et mul aitab. Jaa, sest kui sa näiteks kui tahta sellist õhtuvalguseks teha sellist meeleolulampi, siis ta võib tihedam pall ka olla see. Need lilleõis võib rohkem pojängilikult puhvis olla. Aga tead, ütleme siis niimoodi, et kuna lihtsusest peitub võlu, siis
praegu ma teen niimoodi. Ja mul on ka üks on tehtud kodus hästi tihedalt ja üks on tehtud selline. No ma olen seda laelampi seal näinud, see oli hästi suur ja hästi võimest. Just ja mul on üks ju üles panemata ka. Sest me ei saa kodus sugugi kaubale. Kuhu pealt panna? Ei no kuhu, ma tean täpselt kuhu panna. Aga mul panija ei taha panna. Ei, no sa ei saa ise hakkama. Aga ma ei taha päris elektri asja isegi näppida. Aga no kuna pojad on elektrikud, siis ega see panemata ei jää. Aga ma arvan, et mees paneb ise. Lihtsalt teda meil peab alati ilusasti meelitama ja paluma. Ja siis kiitma. Nii, aga see kiida tuleb südamest. Võt nii. Nüüd on niimoodi, et vaata kuna see tolmukate osa, eks ju, siis aga sinul on need tolmukad, no põhimõtteliselt on olemas, siit saame juurde. Tolmukate jaoks tuleb võtta üks riba ja et ma enam ühe kaupa ei peaks tegema, siis ma panen samamoodi niimoodi. Ja tead, ma hakkan lihtsalt siit minema selle tegemisega. Lõikan jälle. Ühest otsast jätame kinni ja siis saab, on küll väga hästi näha praegust. Aga kohe. Meil on siin paaniflöödi muusika vaikselt tagataustaks. Et väga kõrva ei hakkaks kriipima ja siis vahepeal mõtleme, et kui meil on vaikus, siis võiks ju see muusika kõvemini olla, aga katsume siis mitte vaikselt olla, midagi võime ikka rääkida. Nii, nüüd on selline asi, vaata siit sa saad juurde ka veel, kui ta tahab. Ja, aga vaat selleks oleks tegelikult hea, kui meil oleks vett, muidu on kogu aeg niimoodi. Aga meil on vett väga hea. Võtame, kas meil mingit kaussi on või? Võtame mingi topsi. On kaus ka. Väga. Võtame kas selle sama topsi. Ilus tops. Jah, meil on ilus tops. Näete, meil on ilus tops ingritega. Mustareede soodusmüük oli. Seda sai ostetud vist isegi, mis see meie Valgast kuskil oli. Valgast käisin? Jah, ma käisin Valgas, ma käisin sugulasega kaasas. Ta on mingi orgikumis tööl, siis ta käib, vaatab, et need oleks väga märjaks on meil kasta võime ka täitsa kuivatud, ma lasen puhta, kes see siis niimoodi ikka annab musta. Ja põhimõtteliselt on vaja need keerata, näed niimoodi, aga niiskega, niimoodi sellised ja siis hoiad siit alt kinni, et päris katki ei keera ja niimoodi on pool sellise niiske käega on hea krutida neid, et tõmbad jah täitsa ja siis isegi ma olen näinud sellist asja, kuidas teevad neid akvarellidega, teevad neid äärisid või lihtsalt veega näiteks natuke kokku, et siis see värv kuidagi läheb heledamaks ja sulandub, et siis saab selliseid üleminekuid teha, aga ma proovisin teha ja mina ei saanud sellepärast, et mul läks see paber liiga lödiks. Et ma isegi ei tea, et kui tahta teha, et võib-olla siis, kas siis võib-olla natukene niimoodi, siis isegi täitsa tuleb sellega ka, et kui tahab näiteks ääri teha mõnel teist värvi, et siis vildikaga võib-olla tõesti on isegi parem, et siis see, ma katsetan korraks, eks ju, sest ega kõik on katsetamise tulemus. Aga kui liiga märg on näpp, siis ta rullub tagasi lahti. Okei. No näed, jälle üks asi juures ju. Näed, vaata kui vahvalt. Isegi jäi siit päris armas. Pärast saame vaadata, et üks variant on tõesti teha. Selleks ma andsingi need paberid, et siis ei ole liiga. See on hirmus tüütu töö tegelikult. Ja vaata, kui saad niimoodi tõmmata küünega selle ja me hakkamegi neid. Ja siis on niimoodi... Ja tulebki küünega või isegi küünega, see lihtsalt tirib. Selge, see veel tuleb. Ja see tuleb. Okei, ma ei kiirusta. Aga ei võid kiirustada küll, kes see keerab. Teeme tolmukaid praegu. Ja siis pärast, et seda saada, kui küünega ära teed selle ilusa, et seda saada kroonlehe osa, siis tuleb lihtsalt kätega venitada ja teate, kui ilus tuleb. Ja, tuleb küll. Maru äge.
ja tõesti, kui tahta, võib teha seda äärt natukene pildikaga teist värvi mõne koha pealt, jah. Et jumala lahe, et ja pärast see tulemus on muidugi selline super lõks tulemus, vaatad, et issand, kui äge on ja muidugi, ega siis tervet elamist neid täis ei tee, aga käsitöö on ja esiteks nagu meditatsioon, ma olen vahest teinudki, mul muidugi kasutan muidugi autoga sõitmist ka niimoodi nagu meditatsiooni, mulle nii meeldib neid Viljandi otsasid teha, sest ma olen siis ongi nagu meditatsioon, sõidad ja sa ei mõtle mingisuguseid igapäevaseid mõtteid. Mõtled ainult neid mõtteid, mida saad arendada loomiseks, mis iganes. Ja võt see ongi see teadlik mõtlemine, eks suunadki oma mõtte teadlikult mingi enda loomingusse. Aga on vaja ka nii teha, et sa rooli tagant ära lähed, et auto kärssab ja ma hakkan ennast tagasi tooma, et kus kohas see on minuga konkreetselt juhtunud. Ja sellepärast väga luua ei saa seal. Ütleme, et kui loon ühte asja, siis on okei, aga jah, väga ära ei saa sõita. Väga ära sõita ei saa. Nüüd ma sain sama kogemuse, mis sina ütlesid, kui liiga märg on see sõrm, et siis sõrmed, et siis ta rullub lahti tagasi ja ongi niimoodi. Ma olen ühe korra niimoodi sõitnud, et no mis ühe korraks, seda on rohkem olnud, aga katsun ikka, et vähem oleks. Et sõidad ja oled niimoodi mõtetes vahest, et ja siis korraga vaatad, kurat, kus kohas ma olen, ei tea enam, kus kohas sa oled. Jah, see tähendab seda, et hing läheb sul sinna, kuhu sa mõtled just täpselt. Üks hingeosa põrutab sinna ja teine hingeosa põrutab teise kohta. Kolmas hingeosa on kuskil mujal ja kes see roolib siis, eks ole. Või selline köha roolib ainult, eks see. Aga see on natukene see on väga ohtlik, et parem ärge väga palju unistage seal rooli taga. Jah, et ühes teemas ja jälgin teed. See on see, et kui minu juurest inimesed lähevad ära koolituselt mingit, siis ma alati tuletan meelde nii, nüüd tuleme välja ja nüüd olen autojuht. Ma nimetan kohe konkreetselt seda rolli, mis ma nüüd võtan. Ma olen autojuht ja sõidan autoga turvaliselt kohale. Jah, see on õige. Sellepärast, et kui sa juba omale määrad selle rolli ja häälestad ennast sellele autojuhtimisele, siis on kõik hästi. See on teada, kes ma olen. Et ma ei ole see mediteerija seal kuskil või ma ei ole mingi muu tegelane, vaid ma olen autojuht. Jaa. Isegi tätiga saab nii teha. Saab küll jah, aga mõtle, kui sa kogu aeg pead. Ma siis tüütas lihtsalt ära. Võib-olla küll. Ja, ma tegin eelmine kord ja siis see oli see natukene osa, mis järgi jäi. Sest kui sa tahadki, et need tolmukad oleksid seal sees sellised ilusamad ja tihedamad, need rohkem oleks. Ja see on minu arvust ongi tolmukate rullimine kõige tüütum töö selle asja juures. Isegi neid voltida on parem, läheb kiiremini. Aga ei ole midagi, kõik on vaja teha, kõik on protsess. Lastele ju soovitatakse ka, et õpetage lapsi, et pange nad lõikuma ja pange nad voolima, et see arendab seda mõtlemisvõimet ka pidi arendama. Aga et no just nimelt seda keskendumist, fookuse sättimist. Kohal olemine. Kohal olemine, täpselt. Et tavaliselt ma kuskil oma ühes videos õpetasin ka või rääkisin niimoodi, et tavaliselt on niimoodi, et kui ma midagi teen, no vahest ongi niimoodi, et ongi muusika, ongi lõõgastav, ongi nii. Aga kui ma midagi kuulan, et ma kuulan kas muusikat, kus on ainult muusika või siis ma laule ei taha eriti siis kuulata. Muidugi vahest ma panen oma hispaania keele plaadid taha taustaks ja kordan seda, et ma kasutan seda aega niimoodi ära, et ma saan korraga siis kahte asja teha. Ja või siis kuulan neid loenguid. Vaata, ma lõikasingi vist katki selle. Okei. Nii siis on.
võib-olla ongi kergem vältida. ja ühesõnaga ma siis olen pannud taha taustaks endale kas mingi loengu, et samal ajal on nii-öelda õppeprotsess ka, sellepärast et igast sellest, YouTube'is on neid loenguid seal nii palju igasugused, ma ei tea, need on muidugi podcast'id või kuida nad on, ma nimetan vahest loenguteks ja mõnda ma kuulan vahest mitu korda niimoodi, et noh, ikka kuulad ühe korra ära ja noh, see jäävad asjad meelde, aga mingi aja tagant, väga lahe. Näed, tahad mudida kas veel? peab veel või? Ei pea, kui sa ei Siis- taha. ei, kas on vaja lille jaoks? Kui sa nüüd seda Nii. siin, seda hakkame pärast sinna sisse keerama, ühesõnaga vaata, mudi natukene, proovi kokku, vaata, kui sul on neid nüüd parasjagu. Nii, on küll. tundub, et on, mina On vist küll. ka ei tee rohkem, Jah. sest esiteks ma ei viitsi ja teiseks on niimoodi, et sellest on parasjagu. Just. Siis kui sa tahad, võid proovida näiteks vildigaga teha, sest mulle endale küll väga isegi meeldis, et võtame midagi alla veel või, mis me võtame? Noh, kui me joonistame laua ära, siis on lihtsalt joonistatud. Ühesõnaga kätte vahel võib ka. Ah tead, selle sama asja võib alla võtta, sest et kui sa tahad, sa võid sutsutame. Tervist. Noh näiteks ma proovin lihtsalt, aga kui taha ei pea, aga sa võid, kui sa tahad. Siin on punast ja ma praegu ei taha. jah, siis ei tee. Ma praegu ei taha. Ja siis on sinuga lihtne onju. Nii. Siis on hakkad neid ääri, nii nagu sa ütlesid, küünega tahtsid mudida, et küüntega on päris hea, sest kõrvalt ta niikuinii hästi ei tule, see osa, mis pikib liib. Jah. Aga just selle efekti jätab rohkem sellele. Ma olen ka täitsa vahest niimoodi, noh, võtta vahel nii, võimalik. Ja siis, kui see ääre ära mõdid, täitsa võid isegi sikutada. Ja siis seda osa siis vaatad, kummale poole tahad. Ühesõnaga seda osa natukene venitad, seda keskmist osa siin. Ja ongi olemas. Ja muudkui aga lased niimoodi. Ma natukene proovin seda siin. Ma vist ei tee ka rohkem, sest muidu selle värvimise peale läheb liiga palju aega. Nii. Ja siis on ju teed oma runniku valmis ja võta siis neid, mis sul siit ka, kui sul vaja minu ma vaadata. tahan nüüd värvi jah. Ja siis ongi see etapp, kus me kõik valmis mudime. Arvan, et on näha küll see. Nii, nõnda. Kas vaatame, kas on näha? Vist on. Hea, Anneka. Sest ega siis paljud vaatavad, võib-olla arvutist on hoopis paremini näha. Jah. Võt ja siis niimoodi me siis neid kroonlehtesid siin teeme valmis. Ma mudin natukene oma tolmukaid sinna. Mingi aeg ostan tolmukate jaoks kollast. Päris kollast. Jah, võib-olla jah. Tolmukad on loodusest ka kollased. Et mis on ikka. Samas on vaata, kui nendel liiljatel on. Võt kui liil, jah, osadel on. Tumedad lillad. Jah, igat värvi võib 9 olla. vägisel näiteks on mitut värvi. Ja Punased ja. kui tahta liiljaid teha, siis tuleb lihtsalt lõigata kroonlehed sellise kujuga nagu liiljal on. Ja siis võtad kas või pildi ette ja või päris lille ette ja siis vaatad, kui säti taga. Ja siis naistepäevaks meil on, naistepäevaks teeme ka krepppaberist lillede koolituse Viljandis. Et siis teeme varre otsa niimoodi, et siis saame baasi panna. Et on võimalik ju teha ka siis rohkem väiksemaid või üks gigantil nii-öelda hästi suur põrandavaasi panna kuskil, miks mitte, kõik oleneb ju sellest, kui palju. No näed, ja ongi tolmukad ongi valmis. Naksti. Nii. Siis mul on siin tehtud sellist asja, et osadel, näiteks nartsissidel on ju tolmukad nagu trompetid ja siis teedki niimoodi selle keskmise osa. Ja siis neid saab alati natukene siin ajada laiali. Ja siis on keskmine osa niimoodi. Ja kui on vaja näiteks
lõikad natukene auku sisse, paned sinna peale, no niikuinii tuleb liimiga pannes kinni. Ja siis saab teda laiemaks keerata. Oh, kui ilusad nad tulevad. Jaa, tegelikult tulevad küll ja hästi äge. Ei ole hullu, viska kõrvale. Sellest saame väiksema teha pärast. Mul on endal samamoodi läinud, sest ma vaata ikka, kui läheb juurde. On ju vaata, kui lähedalt, eks Kuule, see on äge. ja siis saab ju jälle natukene siit lõigata, siis saab sealt poolt peale panna, siis läheb jälle laiemaks. Aga sellega on nüüd niimoodi, et klambrilööjaga saab muidugi ka, aga... Näed, ma jään sind vaatama. Ja, siis lähed hoogu. Ma ei lähe enam vaatama. Aga vaata, kui vahva, kui mõnele lillele teedki sellise. Üliäge. Vaat see mulle meeldib. Ja. Jah, et vaat selle kuuma liimiga on küll niimoodi, et kui te liimiga panete ja liimite neid, siis vaadake, et te oma natukesi ära ei kõrveta või ma olen palju kõrvetanud. Aga sellepärast tegemata asjad ei jää. Paar korda kõrvetad, siis oli ettevaatlikune. Lihtsalt nii ongi. Aga see liimi püssivõlu on ju selles, et sellega saab ju kiiresti tavalise liimiga puuta ennast. See tuleb nagu roos. No on ju päris äge ja pärast siis sätid ta ekstra rohkem on muidugi, ei tea, kas nii heledat on näha sealt tõesti, et ekstra rohkem ole nelgi moodi seest. Aga miks mitte, eks ju, nelgil tuleb veel näiteks veel lõikad osadest kohtadest natukene niimoodi. Kui nelg, siis nelg. Jah, olgu mis on. Ei hakka hoidlema, ekstra roosi moodi, ei ma ei tea, mis ta on. On üks selline. Jah. Keegi paraku meeldib. Ma kunagi ammu enne muistsel ajal, mingi 16-17 aastat tagasi tegin neid unenäopüüdeid. Et no ma tegingi kohe neid terve hunniku, mulle väga meeldis ja siis ma müüsin neid. Ja ostati ka ilusti ja no vaatavate, kui teed hästi ilusad, siis ostetakse ka. Ja siis mingi aeg sai kõrini. Mingi teatud aeg teed mingit asja ja ammendid ära ja siis rohkem ei teegi. No sai tehtud. Jah, see isu käis tehtud. Nii, näed. Võin sulle välja pakkuda ühe lillekese. Räägi natukene oma ruuniku kursusest. Ruuniku kursus, just. Alustasin ruuniku kursusega eile, et oli selline tund. Ja ruunikud on taro, argaan ja ruunid, lisaks ruunivägi. Need on hästi ägedad kaardid. Ma natuke krabistan. Nii. Mina teen siis läbi ruuniku kaardide enesearengu kursus. See tähendab, et tuuargaan tarol on hinge tulemine nagu hingeelu maa peal, eks ju. Vastavalt siis sellele. Kui ilus. Kui ilus tuli. Vägev. Nagu tulp. Vaata täpselt. Ja või mis tulp, aga see on... Flamingolilled või mis midagi oli. Ja, kannad või kallad. Üliäge. On ju. Issand. Väga hea. Sa tee neid rohkem. Ja. Selle, vaata või just praegu sai maru hea idee. Neid võid endale ju teha ju vaasi. Ja. Siis, et varsi saab väga hästi teha selle, kui sa võtad need suured puidust grilltikud. Ja siis selle ümber keerutad, pärast võtad siit kaasa ka neid vastavaid värve, mis vaja. Ja
jumala äge, no näed ja nii me siin oleme siin oma protsessis sees ja nii ja nüüd ruunikud ära. Jutt jäi pooleli. No vot, see on olemas. Et Tara Orgaan ja Ruunimägi, topeltjõud ja enesearengu kursus, kus võtame iga üksiku kaardi ja läbi selle teeme rännaku ja ma saan selle ühe kaardiga endas alati lahendada mingi loo või mingi probleemi, kui mul on, või lihtsalt tunnetada nagu seda, mis see kaart nagu energiat kannab. Ja see kestab kuskil aastane lugu on see, kusjuures läheme kokku kord nädalas või kord 2 nädala jooksul, oleneb siis nüüd inimestest, kuidas nad saavad ja kuidas võimalik on. Ja väga äge. Ma juba olen lillede lained, ma ei saa seda ruunikut rääkida rohkem, aga kui on huvi, siis ma võin veel rääkida sellest. Aga võime sinuga teha ja saate kedagi. Ja ühesõnaga, sellepärast on see kursus on nii pikk, sest te jõuate endal ilusti selgeks teha täielikult iga kaardi, iga ruuni eraldi. Ma panen korraks kinni, mul tuleb kõne sisse, võtan siit vastu, vaatame, kas segab seda ka. Nii, tšau.